vabandust tava ette, sellepärast et taval olen mina koos kojamehega ja kojamees on siin vaid ühel põhjusel. Nagu ma teile lubasin, siis tema on see mees, kes kuulutab nüüd välja Eesti jalgpalli aasta jobu ja sellele vastukaaluks Eesti jalgpalli aasta geeniuse. Nii et mis mina ikka pikalt mõisen siin, sõnajärg sul. See aasta oli siis rekordarv neid hääletajaid. Alustame jobust. 3. kohale pretendeerisid sellised mehed nagu Erki Korp, Nõmme linnaosa vanem, siis olid mõned muud pudinad veel. 2. kohale tuli üks ungarlane, Viktor Kassai. Aga isegi see, mida Viktor Kassai üritas, oli tegelikult üks Eesti jalgpallur ja ta nimeks on siis aasta 2011 jalgpallijobu Konstantin Noh. Tuletame meelde siis, et tema tegi erinevaid tervitusi, märke ja žeste. Ja nüüd siis läheme jalgpalli geeniuse poole. Geeniusele oli päris palju pretendente. 3. kohale jäid päris palju koondise mängijaid. 2. koha võttis päris edukalt Tarmo Rüütli. Tarmo Rüütli siis on juba saanud 3 tiitlit, 4. ta ei saanud. Ja üllatus, üllatus! Eesti jalgpalligeenius 2011 Konstantin Vassiljev! Aasta kodanik ja aasta jalgpallur. Me jätame hea kombe kohaselt jobutaiese, mille on teinud siis Jüri Roosa. Me selle viime linna, anname Kostjale pärast seda, kui ta nüüd Salvadorist tagasi tuleb ja koondise eest märtsis mängib. Aga millegipärast on siuke traditsioon, et päris paljud jobud ei võta endal neid taieseid kätte. Ei ole esimene jobu Edgar Savisaar seda taiest endale soovinud ja nüüd siis ka juubelihõnguline Konstantin Noh. Aga me jätame selle klubisse trehvi, ehk siis teie kõik olite ajaloolise 10. jobu ja geeniuse valimise juures. Aitäh teile!